Mina olen siis Karina Pajuk Korruptsioonivabast Eestist. Oleme seda kaasavat eelarvestamisest nüüdsest juba peaaegu 2 aastat koordineerinud Eestis. Ja nüüd sügisel on meil siis plaan alustada seni kõige suurema lennuga. Ja mis see täpselt endast kujutab, mis süsteemid meil selleks välja mõeldud on, sellest me täna kõigest saamegi lähemalt rääkida ja lisaks on meil siis ka Mari Palu Rapla gümnaasiumist külas natukene jagada siis oma muljeid ja kogemust projekti elluviimisest Rapla gümnaasiumis. Aga ma annan enda poolt sõna kohe üle Eesti koostöökogule, kellega koos me seda projekti oleme vedanud. Karl-Hendrik saab otsa lahti teha ja siis kohe aeg siis tagasi sõna anda. Tere, ma teen kohe jagan oma ekraani teiega. Nii, kas te näete? Okei, väga hea. Ma siis alustan võib-olla sellisest teoreetilisemast raamistikust ja siis Karina saab hiljem sujuvalt üle minna praktilise poole peale. Et koolide kaasav eelarvestamine. Miks me teeme seda? Ja mis see on üldse? Et laias laastus, nagu nimi juba üsna selgelt ka ütleb, et tegu on siis summa eraldamisega kooli eelarvest siis õpilastele. Seda on tehtud kohaliku omavalitsuse tasandil päris palju Eestis juba, mujal maailmas ka. Aga siin siis nii-öelda kohalike elanike võimestamise asemel me võimestame õpilasi. Ja nende detailidega Karina pärast siis selgitab lähemalt, aga sisuliselt koolil on siis vabadus valida nii-öelda vabalt valitud summa, eraldada õpilastele, siis õpilased saavad välja käia oma ideed, teha siis kampaaniat neile, kasutada meie rahvaalgatuses loodud neid digivahendeid, et siis mobiil-ID, Smart-ID, ID-kaardiga hääletada ja saavad siis ka reaalajas vaadata neid hääletustulemusi. Ja miks me seda teeme, et esiteks see annab siis lisaks sellisele ühiskonnaõpetuse teooriale ka praktilise kogemuse ja reaalse eduelamuse, et sa näed, et sul tekib hea mõte, sa teed veidi tööd, et siis kommunikeerida seda mõtet teistele. Muidugi kool siis ka aitab nende tegevustega ja siis sa näed, et sinu sellest ideest lõpuks tekib midagi kasulikku, midagi positiivset kogu kooli kogukonnale. Ja see siis toetab õpilaste kodaniku julguse ja aktiivsuse arenemist, mis siis omakorda on oluline selleks, et täiskasvanuna ka sellest siis lapsest või noorest saaks siis julge kodanik. Ja see on ka koht, miks Korruptsioonivaba Eesti seda eest veab, et siis need nii-öelda võimestatud kodanikud, kes julgevad öelda, kui midagi on halvasti, et need inimesed siis suure tõenäosusega ka aitavad hoida Eestit võimalikult korruptsioonivabana. Et pigem siis et kaasarääkijad kodanikud ühesõnaga on siis nagu sellise läbipaistva riigi vundamendiks. Ja ma lihtsalt korra siis statistikana toon siis välja, et eelmise aasta globaalne korruptsioonibaromeeter, et selle kohaselt Eesti noorte heagrupp on siis tegelikult sallivam korruptiivse käitumise osas kui vanemad heagrupid. Et see on see sihuke punane lipuke võib-olla, mida tasuks meeles pidada siin. Ja
ja meie poolt, koostöökogu poolt lisaks demokraatia pädevuste arendamisele ka digipädevuste arendamine on kindlasti oluline, et kui vähegi võimalik, siis noored võiksid kasutada neid tööriistu ka. Jällegi, sellest Karina räägib hiljem edasi. Ja muidugi üldiselt koostöö tegemise oskus on tulevikku vaatav üks kõige olulisemaid oskusi, mis saab olla. Ja siin saab seda harjutada päris eluliselt, nii kooliga läbi rääkides, nii oma klassikaaslastega, rühmakaaslastega, kui ka näiteks ma ei tea, ettevõtjatega, kui sa pead hinnapakkumisi küsima ja nii edasi. Et saab sellist päris elulist kogemust. Ja siis me oleme teinud ka mõju-uuringuid, nii-öelda küsitlenud lapsi enne ja pärast seda sekkumist. Ja üldiselt selles mõttes koolielus aktiivselt osalevate õpilaste arv kasvas, õpilased olid positiivselt meelestatud, soovisid, et see korduks, et sellest saaks nii-öelda traditsioon. Ja selles mõttes te näete siit ise ka neid olulisemaid näitajaid, et meie kogemus siiani selle pilootprojekti ja esimese lennuga on olnud täiesti positiivne. Ja loodetavasti on positiivne edaspidi ka. Jah. Ja siin on mõned siis ideed, mis on juba plakatile vormitud eelmistes koolides, et kuidas seda kommunikatsioonitegevust on tehtud. Minu meelest väga toredad plakatid. Ja mõned siis näited võidutöödest ka, et siin on pisiloomaed. Kui ma ei eksi, siis see oli esimene klass, kes selle ideega välja tuli. Et see on ka alati, et kool ise saab otsustada, kui palju klasse osaleb, eks ju, mis klassid osalevad ja nii edasi. Et tegelikult ka algklassi õpilastel võib olla väga toredaid ja armsaid ideid, et siin on need 2 küülikut siis. Geeni põhikoolist. Siin on hokilaud, õhuhokilaud, siin on istumiskohad, õuekohad, mis ka vist ettevõtjatega rääkides said nii-öelda parema hinna, et algselt oleks ainult 1-2 tooli saanud, aga siis ettevõtjad tulid ka vastu natukene ja koos saadi koolile parim lahendus siis selle eelarvega. Ja pingsilauad ka, alati hea klassika. Ja siis minu poolt on praegu kõik, et ma annan Karinale edasi teatepulga. Ja, ma räägin natukene lähemalt sellest, kuidas praeguseks 9 kooli, kes siis on ellu viinud kaasavat eelarvestamist, seda teinud on ja millised on meie siis sügise plaanid. Kui sa Karl nüüd edasi lähed järgmisele slaidile, siis projekt ise näeb välja tegelikult päris lihtne. See, kuidas muidugi seda praktikas ellu viia, on tihtipeale natukene selline huvitavam ja kindlasti oleneb väga sellest, kes seda ellu viib ja millised on kooli siis võimekus ning soovid, kuidas seda ellu viia. Ja mida ma siin kohal siis silmas pean, on see, et selle kaasava eelarvestamise üldine mõte on selles, et kooli pere kõik liikmed saaksid osaleda siis kooli jaoks oluliste protsesside väljatöötamisel ja siis otsustamisel, aga on ka olnud erinevaid lähenemisi, millel on omad head ja vead. Kõige klassikalisem viis, kuidas koolid kaasavat eelarvestamist ellu viivad, on see, et valitakse mingisugune klasside vahemik või siis terve kool, kes saavad ideid välja pakkuda, ehk siis osaleda terves selles protsessis idee korjast alates kuni hääletamiseni. Ja sel juhul ongi siis selline projektijuhi, koolipoolse projektijuhi töö ilmselt kõige suurem,
sellepärast et tegeleda tuleb väga mitmete klassidega, tuleb pidevalt rääkida ja uurida, et kuidas ideed lähevad. Meil on olnud ka erinevaid näiteid sellest, kuidas tehakse seda ainekava raames. Kuna kaasava eelarvestamine, selle sisu on paljuski seotud otseselt ühiskonnaõpetusega, ka majandusteaduse või ettevõtlusõpetusega, siis on meil olnud koole, kes võtavadki selle projekti ainekava raames ja siis seovad selle otseselt õpiväljunditega. Sellisel juhul on nende osalevate õpilaste hulk küll väiksem, aga samas kõik need klassid on sel juhul osalenud, kõik õpilased on sel juhul osalenud otseselt nende projektide väljatöötamises ja ilmselt need isiklikud õpiväljundid on natukene sügavamad. Aga jällegi see ei ole selles mõttes väga lai lähenemine kogu kooli sellise kogukonna arendamisele. Ja siis on meil ka selline kolmas viis välja kujunenud, seda eelkõige väga suurtes koolides, kus projekti juhil oleks väga keeruline kõikide õpilasteni jõuda ja siis tehakse seda õpilasesinduse kaudu. Et õpilasesindus justkui on selline juhtrühm, kes võtab selle idee siis enda vedada, kogub enda sees ideid, siis lähevad õpilasesinduste inimesed lähevad enda klassidesse, koguvad seal ideid, põrgatavad ideid ja tulevad nendega tagasi ja hakkavad neid siis õpilasesinduses välja arendama. Aga samas siis hääletamine toimub jällegi laiemalt kõikide õpilaste seas. Et neid lähenemisi on väga mitmeid. Meie ei ole öelnud, milline on täpselt see õige viis, kuidas seda kaasavat eelarvestamist ellu viia. Siin on koolil päris palju oma sellist võimalust seda kujundada. Aga eks kindlasti oleneb või see asi algabki sellest, et kui siin nüüd vaatame projektikava loomine on see esimene etapp, siis olenebki sellest, et mis need kooli eesmärgid siis on, mida saavutada tahetakse selle projektiga ja lähtuvalt sellest tuleb siis ka valida see lähenemine, kuidas ülejäänud projekti ellu viiakse. Ja projektikava loomisel, kui me räägime nüüd sellistest algsest koolipoolsest lähenemise väljakujundamisest, siis mis on veel oluline, on see, et muidugi saavutada kokkulepe, et milline on kooli see eelarve, mis eraldatakse selle projekti jaoks ehk mille üle siis lõpuks, kui hääletamine toimub ja võiduidee on välja valitud või võitvad ideed on välja valitud, siis mis garanteeritakse ka siis selle teostamiseks. Lisaks on hea välja mõelda ka seda, kas on veel näiteks õpetajaid, klassijuhatajaid, kes saaksid õpilastele olla toeks ehk mentoriks selle protsessi jooksul. See on olnud ka selline üks hea praktika, mis on koolipere üllatavalt palju kokku toonud ja õpilaste õpiväljundeid suurendanud. Ja kui see projektikava on siis enamasti dialoogis koos meiega välja töötatud, siis algab see projekti elluviimise faas, mis olenevalt lähenemisest kestabki 6–10 nädalat. Siin koroona aja eriti alguses muidugi need protsessid venisid natukene pikemaks arusaadavatel põhjustel, aga sellise ajaga on seda väga võimalik ellu viia. Ja see asi algab siis enamasti töötoast. Seni oleme me töötoad ise koos Eesti Koostöökoguga koolis ellu viinud ja seal juures toimub siis ka ideekorje. See tähendab siis seda, et need õpilased, kes töötoas osalevad, kas need on valitud klassid või valitud õpilased või elektroonilisel viisil oleme saanud kõikide klassidega koos seda teha, siis nemad saavad kirjutada üles juba esimesed ideed, mida nemad arvavad, et koolis võiks paremaks teha. Seal tuleb igasuguseid põnevaid mõtteid, vahel ka selliseid, mida tegelikult üldse ei pea esitama kaasava eelarvestamise raames, vaid saab teha mõne muu projekti raames väga kergelt ära ja ka väga suuri ideid, mis siia raamidesse ei sobitu. Aga siin ongi võimalus juba sellist natukene pinda sondeerida ja õpilaste siis teadlikkust tõsta nii sellest, mis see kaasav eelarvestamine on, mida projekti jooksul eeldatakse õpilastelt, mis need võimalused on ja ka siis tõsta teadlikkust otsustusprotsesside kohta. Sellele järgneb ideede arendamise faas,
Siin tavaliselt siis toimub ka koostöö kas projektijuhi või mentoritega. Ja lõpuks, kui see idee on valmis, luuakse sinna juurde või loovad õpilased juurde kommunikatsioonimaterjalid, kas plakatid, videod, käivad klassides seda tutvustamas, on mõned sellised ettekanded tervele koolile, millele järgneb hääletamine. Hääletamise osas oleme me loonud, õigemini Eesti Koostöökogu on loonud rahvaalgatuse lehele sellise toreda funktsiooni, kuhu õpilased saavad oma ideed kõik üles panna ja lisaks siis ka hääletada elektrooniliselt ja kasutada selleks siis mobiilideed, smartideed ja ID-kaarti, et siis päriselt proovida läbi neid digipädevusi, mida on vaja Eesti sellises e-riigis hästi hakkama saamiseks. Ja pärast seda toimub elluviimine, nagu eelnevatelt piltidelt näha oli, siis osad koolid teevad veel eriti avavad ka veel selle võidu idee, kui see on ellu viidud, et veel kord rääkida, et mis siis tehtud sai ja demonstreerida seda, mida on võimalik saavutada, kui õpilane on aktiivne ja osaleb protsessides. Nii, Karl, võid minna viimasele slaidile. Ja mis meil on siis plaanis sellel sügisel? Nagu öeldud, siis on meil suurim lend loodetavasti sügisel ka alustamas, et kui meil on praeguseks 3 sellise satsi kaupa osalenud kokku 9 kooli, siis nüüd ootame vähemalt 8. Ja sooviavalduste tähtaeg on siis 15. mai. Selleks me ootame, et koolid annavad teada, et nad soovivad projektis osaleda ja et neil on siis ka võimalus eelarvest teatav osa või omal vabal valitud summa ka eraldada. Ja kuidas me siis oleme plaaninud seda, et toetada oluliselt suuremat koolide arvu kui varem, on siis mitmed osad. Nagu mainitud, siis rahvaalgatuse veeb on selline koht, kus saab tasuta meiepoolse toega eksponeerida siis kõiki ideid, mida õpilased on välja arendanud ja siis saab läbi viia seal hääletamist koos meiepoolse abiga. Siis me oleme loonud õpetajatele lisa sellised toetavad materjalid. Meil on käsiraamat olemas, seda on meil nii trükitud kujul kui ka veebis täiesti PDF-ina saadaval ja pärast üritust kindlasti saadame sellele ka lingi. Ja lisaks tuleb siis praegusel hetkel on meil valmistamisel animatsioon. Animatsioon on siis selline lühikene klipp, mida saavad kõik koolid kasutada projekti reklaamimiseks enda koolis. Et lähemalt siis selgitada, mis see on, panna enda siseveebi kooli ekraanidele jooksma, et pidevalt seda sõnumit siis kergemal viisil levitada. Ja töötubade osas, kuigi on ka võimalik seda, et meie tuleme ja teeme neid töötubasid koha peal, siis oleme tegelikult loonud sellised lühikesed selgitavad klipid, kus me selle sama sõnumi siis demokraatia, korruptsiooni, digipädevuste ja kaasava eelarvestamise osas anname edasi videokujul. Et sinna tulevad sellised vahvad animatsioonid juurde. Lisaks on seal eesti ja venekeelsed subtiitrid olemas, et siis kõik saavad endal valitud ajal klassiruumis videot vaadata, viia läbi ideekorjed ja arendada neid pädevusi, mis selle projekti raames tarvilikud on. Et need on siis sellised toetavad materjalid. Ja lisaks on meil plaanis sügisel alustada ka võrgustikutööd. See on siis mõeldud nii, et kui me praegu ootame sooviavaldusi ehk siis sellist kinnitust, et jah, me oleme sügisel valmis selle lennuga alustama ja liituma, siis sügisest hakkavad meil pihta siis kord kuus circa sellised veebikohtumised ja loodetavasti vahel ka mitte veebikohtumised, vaid lausa näost näkku kohtumised, kus siis projektijuhid saavad omavahel jagada mõtteid, küsimusi küsida, praktikaid jagada ja kindlasti tulevad meil mõned huvitavad siis esinejad sinna külla, kes inspireerivad siis selle osas, et kuidas kas seda projekti just ellu viia või siis veel mõne muu
sekkumise kaudu tõsta koolis demokraatiat ja demokraatlikke selliseid otsustusprotsesse tõhustada. Jah. Nii et sellised lisategevused on meil plaanis, kõik ikka selleks, et projektijuhid, kes siis koolis seda kaasavat eelarvestamist ellu viivad, saaksid võimalikult palju konstruktiivset informatsiooni ja saaksid seda omas tempos siis ka ellu viia. Ja miks just, võib-olla see tasub ka ära märkida, et miks just sügis, siis me oleme ise märganud, et kuivõrd lipuklassid on kevadeti juba sellisel suve ja lõpetamise lainel, siis sügis on olnud kõige selline konstruktiivsem aeg, millal sellist projekti ellu viia. Ja siis on üldiselt ka õpilaste selline soov osaleda kõige suurem ja see protsess saab üpris kiiresti tehtud. Nii, sellised on meie praegused plaanid. Nüüd ma annaksin sõna üle Marile, kes räägib lähemalt siis Rapla gümnaasiumi kogemusest, kes osales meie esimeses lennus 2020 ja 2021 õppeaastal. Ja seejärel juba saamegi edasi liikuda küsimuste juurde. Nii et varuge need siis valmis, võite juba chati kirjutada või siis pärast annan sõna. Aga Mari, palun. Tere kõigile, jah, mina olen Mari Palu, töötan Rapla gümnaasiumis ja ametilt olen õppekorraldusjuht. Aga mina siis juhtisin koos meie ühiskonnaõpetuse õpetajaga seda projekti, ütleme nii pilootkoolina siis, et tegime selle täiesti algusest lõpuni läbi. Et ma jagaksin nüüd oma seda kokkuvõtvat pilti. Nii. Kuidas te näete seda? Kas te näete kuidagi poolikult või tervelt või? Täitsa näeb, üleval on see riba, nüüd näeb kõike. Jah, et nagu ma ütlesin, olime esimene pilootkool ja juhtisime seda koos ühiskonnaõpetuse õpetajaga ja septembris siis võeti meiega ühendust 2020 september ja sealt edasi siis, kui oma nõusoleku andsime, siis oktoobris tegelesime tegelikult sellise töödokumendiga, mis Korruptsioonivaba Eesti ja Eesti Koostöökogu olid tegelikult loonud ja see oli väga toetav. Seal juba sai väga palju mõtteid ja seda raamistikku luua, et kuidas siis seda projekti üldse läbi viia. Siis edasi võtsime ülesandeks luua töögrupp, kes siis võtab enda kanda nende ideede ülevaatamise ja et millised siis lähevad hääletusele või millisele anda tagasisidet. Ja tegelikult vaikis me leppisime ka kokku, et töögrupi liikmed hakkavad olema siis ideede mentoriteks. Ja see mõte tegelikult tasus päris hästi ära, et me kaasasime töögruppi pigem rohkem meeskonnaliikmeid kui õpetajad. Vabandust. Et meil olidki töögrupis on näiteks infospetsialistid, IT-juht, raamatukoguhoidja, juhiabi. Et kui need ideed lõpuks meile laekusid, siis tegelikult nendel oli ka selline laiem vaade koolielust, et mis võimalused meil on, millised vajadused meil on ja saimegi selle põhjal nagu tagasisidet anda, et kui mõni idee oli väga selline utoopiline või eelarve raamidest väljas, et siis sai anda tagasisidet, mida siis vähemaks tõmmata või teha idee natuke tagasihoidlikumaks, et ikkagi esitada. Ja hea näide ongi siin läbi käinud need istumiskohad õuealal, et nende mentoriteks said meie infospetsialistid, kelle tööülesanne ongi tegelikult inventari tellimine, suhtlemine nii sisekujundaja kui arhitektiga, et siis nemad said väga hästi toetada just tüdrukuid nende istumiskohtade nagu tellimisel ja väljavalimisel. Et oligi reaalselt, kus tüdrukud võtsid ühendust sisekujundajaga, et kuna meil on värske kool, et millised toolid sinna sobiksid. Ja nagu siis öeldud, siis tõesti, et see tootja tuli meile väga kenasti vastu, et eelarvesse mahtus esialgu üks tool, aga kui nad seletasid ära, et mille raames nad seda küsivad hinnapakkumist, siis tootja tegi sellise üllatuse, ilusa žesti, et kinkis hoopiski või mahmutas sinna eelarvesse siis 4 tooli lõpuks.
ja tüdrukud olid sellest ikkagi väga üllatunud ja väga rõõmsad, et see oli selline väga positiivne laeng. Meie eraldasime eelarvele 2000 eurot ja me leppisime kokku, et võidab 2 ideed, et nii me nagu ärgitasime rohkem osalema, et tuleks rohkem ideid ja ühe idee eelarve oligi siis 1000 eurot. Ideid said esitada kõik õppijad ja esimene ideekorje toimuski siis seal projekti tutvustavas töötoas, aga ühtlasi siis rääkisime sellest ka lennukoosolekutel ja sai räägitud ka ühiskonnaõpetuse tundides. Ja samuti jagasime ka nagu kirjalikult seda infot meie õppekeskkonna suhtluse kaudu. Hääletusel osales siis kogu koolipere, nii õppijad, õpetajad kui koolimeeskond. Ja mis siis lõpuks tehtud sai? Et 13. jaanuaril siis toimuski selline projekti tutvustav töötuba, kuhu me siis haarasimegi õpilased esmakordselt. Seal töötoas oli samuti heaks kogemuseks see, et meie koolijuht rääkis siis, kuidas kujuneb kooli eelarve. Samuti ta praktiliselt näitaski, et kuidas küsida hinnapakkumist, et ta oli just hiljuti selle ise läbi teinud ja tõi kohe pildina näited, et milliseid hinnapakkumisi küsida ja see tegelikult sai ka meil ideekava tingimuseks, et tuleb küsida 3 hinnapakkumist, et see oli üks meie selline reegel. Ja samuti kutsusime töötuppa esinema ka Rapla valla arendusjuhi Heiti Vahtra ja tema siis rääkis valla tasandil sellest kaasavast eelarvestamisest. Et see andis ka väga hea seose õppetöö ja siis selle kogukonna vahel õpilastena. Siis panime tähtajaks 21. jaanuar, kui peaks esitama oma ideed. Saime koheselt aru, et see tähtaeg oli liiga varajane, et ei laekunud kuidagi neid, väga nadilt tuli. Ja siis me andsime mõista, et see ideekava ei pea olema lõpuni valmis, ei pea olema seal eelarvet lõpuni tehtud, ei pea olema hinnapakkumis, vaid saatke esialgselt lihtsalt idee, mida te tahate nagu teha, mis on see eesmärk ja vajadus. Ja siis andsime selle võrra natukene siis nagu seda julgustust juurde, et oma ideid ikkagi esitada. Siis jaanuari lõpupaiku kohtuski meil töögrupp, kus vaatasime esitatud ideed üle ja seal oligi tõesti selliseid utoopilisi ideid ja eelarvest väga väljas ideid ja andsime siis nendele tegelikult tagasisidet, et mida muuta, et see idee ikkagi nagu esitatud saaks. Aga oli ka selliseid ideid, mis võisid kohe minna siis hääletusele. Ja siis tagasiside raames palusimegi natuke oma seda ideekava täiendada, eelarve koostada, hinnapakkumised küsida. Mõte siis oligi nii, et kui need ideed lähevad hääletusele ja kui valitakse võitvad ideed välja, et siis saab kohe ka selle teostada. Ja vahepeal siis toimus kõigile idee esitajatele ka demokraatia trenn. Siis 15. veebruaril avalikustasimegi need ideed, mis läksid hääletusele, et meile esitati 16 ideed, aga nendest 4 jõudsid hääletusele, sest nemad lõpuks siis vormistasid selle ideekava nii nagu pidi. Et oli ka selliseid ideid esitatud just nagu ühiskonnaõpetuse tunni raames, kus oligi kirjas, et me ei taha kuhugi lõpule või hääletusel osaleda, et me lihtsalt tunni raames seda tegime, et sellepärast see arvuline erinevus ka siin oli. Ja 1. märtsil toimus siis meil ideede tutvustamine kooliperele. Algselt oli see planeeritud meil koolimajas, aga koroona tingimustes pidime tegema selle ikkagi veebis. Ja ma ausalt võin tunnistada, et isegi seal veebis tundus ta palju lahedamalt, kujunes palju lahedamalt välja, kui oleks võib-olla koolimajas, et see julgus, kuidas kaasõpilased küsisid küsimusi ideede kohta, et näiteks need, kes esitasid ideeks pillerdilaua, siis kohe küsiti, aga kas see ohtu ei tekita, et äkki hakatakse nende kuulidega viskama midagi. Et see oli nagu väga tore sünergia, mis siis ideede autorite ja nende kaasõppijate vahel tekkis ja kokku osales meil tegelikult 100 osalejat seal. Et me natuke olime kavalid, et me tegimegi nagu, kuna koroona vist oligi nii, et me läksime just alles distantsõppele, siis me tegimegi sellise kooli koosoleku, et rääkida sellest eritingimustest.
ja siis selle raames toimus ka see ideede tutvustamine, et ka see osalus oli päris muljetavaldav. Siis märtsi alguses toimuski hääletamine, et kui terve kool sai hääletada ja lõpuks siis need 24. mail siis tegelikult toimuski see võiduideede avamine, et senile on siis see meie ajajoon, et kuidas meie toimetasime. Ja siis nagu varem öeldud, kokku tuli 16 ideed, 4 jõudsid hääletusele, 104 hääletajat oli kokku. Keskkonnas tegelikult see rahvaalgatus, seal hääletuskeskkonnas siis jah, oli, ma tean, et me lisasime vist üle 300 isikukoodi sinna, kes said hääletada ja lõpuks siis 104 häält kogunes. Ja 2 võiduideed, lakse nii, et oleks laksatud. Need olid siis meie tenniselauad, mis võitsid, mida siiani väga aktiivselt kasutatakse. Igapäevaselt on need kasutuses seal avatud alal. Ja teine siis idee, mis võitis, oli istumiskohad õuealal. Need 4 halli tooli siis ilutsevad meil rohelisel alal. Nende kasutus on ilmast sõltuvalt natuke väiksem, aga ikkagi sellegi poolest, et nüüd tulevad ilusad ilmad, loodame siis, et leiavad jälle oma eesmärgi. Ja mida siis sisulise poole pealt tähendas see õpetajatele, et ma ühiskonnaõpetuse õpetajalt saingi seda tagasisidet, et ta leiab, et seda projekti võikski siduda rohkem ühiskonnaõpetuse teemadega, kus on siis demokraatia ja need demokraatlike otsustusprotsessid. Aga keeruliseks teeb meie puhul see, et see ühiskonnaõpetuse aine on ainult gümnaasiumi viimasele klassile siis. Et see teema käsitlus jääb nagu noorematega sellisel juhul ära. Ja siis üks murekoht võib-olla ongi see, et kui seda teha ainult abiturientidega, siis nad lõpetavad üsna pea kooli ära ja siis nad ei saagi võib-olla kasutada neid asju, mida nad ise siis selle projekti raames nagu saavad soetada meile, et see on ka väike selline murekoht. Siiski me teame, et seda teemat käsitletakse inglise keele tundides, natukene väga põgusalt meie õpetajad ka seda tegid, et olekski vaja leida veel õpetajaid, kes seda teemat siis noorematega käsitleks ainetundides, et see oleks põhjalikum, mitte siis nii põgus, ja selle kohtumise raames tegelikult mul ongi juba mõte tulnud, et ma näen, et meil on siin meie majandusõpetaja kuulamas ja meil on ka ettevõtlusõppe valikaine, et mis mõlemad ongi nagu majandusõppe on gümnaasiumi esimesele astmele ja ettevõtlusõppe gümnaasiumi teisele astmele, et see on üks koht tegelikult, kus kaasata õpilasi ja mille raames seda projekti teha. Aga me oleme mõlgutanud mõtteid, et arvestada ka eraldi kursusena, kes selle projekti läbi teevad ja et võib-olla selle raames kooruksid välja need huvilised, kes siis, kellega põhjalikumalt demokraatia teemadest kõnelda, sellest projektist rääkida, ühtlasi, et need õpilased siis ise aktiveeriksid teisi õpilasi osalema. Võib-olla oleksid ka nemad, kes korraldaksid ideekorje ja ka teisi neid üritusi või sündmusi selle projekti raames, et eesmärk oleks ikkagi teha noortele ja koos noortega. Aitäh! Väga kihvt. Meie ütleme niiviisi, et meil praeguseks on olnud 9 kooli, aga esimese lennuga me ikka terve aasta tegime nii palju kohtusime ja tegime asju koos, et nii ainult soojad mälestused on kõikidest nendest kihvtidest projektidest, mis sai ette võetud. Aga võib-olla siin nüüd olebki siis küsimuste voor, nii et kes tunneb, et soovib ükskõik kellelt, kes siin täna juba kõnelenud on, midagi küsida, siis tõstke aga käsi, andke endast märku. Võib-olla esimesena küsingi, Mari, sinu käest, et mis teid üldse pani sellega liituma või mis selline motivatsioon teie jaoks oli, et miks sellist projekti ellu viia, et ta on selles mõttes selline lisatöö justkui, eks ole, ja palju teadlikkuse tõstmist sellest projektist, et oli see seda kõike väärt ja andis see selliseid tulemusi, nagu lootsite?
Kuna me selle projekti tegime väga rutakalt, et ühiskonnaõpetuse õpetaja tegelikult ka ainult 1 tunni raames vist rääkiski ja tegi selle rühmatöö nende ideede saamiseks, et tegelikult tänu temale need ideed lõpuks esitatigi. Et sealt ühiskonnaõpetuse tundidest tulid enamus ideed, aga miks me nagu liitusime sellega, et see on ikkagi see põhjus, et muuta seda õppimist elulisemaks, et nad saaksidki reaalselt nagu tunda seda kaasamist, kaasa rääkimist. Ja kuna meil on ainult gümnaasiumi osa, meil on siis õpilaste vanus algab küll 16-st, et tegelikult ka see hääletamisprotsess, et kuna 16-aastased ju osalevad ka selles kohalike omavalitsuste valimistel, et teha ka see kõik protsess läbi. Et jah, see on tegelikult see põhjus. Väga äge, ma mäletan, et isegi üks teie võitva idee tudengitest isegi vist kandideeris kohalikel valimistel pärast seda projekti, ma nagu jäi kuskil silme ette, et aktiivne kodanik sai kohe valmis. Võimalik, ma ise jään praegu vastuse võlgu, et ma praegu ei tule niimoodi meelde. Et jah. Nii, esimene küsimus ma näen on chatis, et kas lõpetanud lennud on valmis olema ka mentorid ehk tulema kooli oma kogemust tutvustama. Ma arvan, selles mõttes meil on võimalik, kõik kontaktid on meil olemas, kes on seda ellu viinud ja nagu Mari täna, siis ma arvan, et võimalikel läbirääkimistel on kõik võimalik, arvestades, et kõikide ajakavad sobivad selleks, aga näiteks ka eelmine sügis me kohtusime Narva koolijuhtidega, siis oli meil selline keelekümbluse suunaline tegevus või siis Eesti-Vene noortega koolideni soovisime eelkõige jõuda ja sealt tegelikult nendega veel kohtus siis Tartu Annelinna gümnaasiumi direktor näiteks, nii et sellist koolide vahelist kogemuste jagamist on seni ka juba on päris korralikult toimunud. Ja selle võrgustiku idee sügisel ongi samamoodi tegelikult viia kokku siis kõik need õpetajad ja töötajad, kes tegelevad selle projekti juhtimisega ja lisaks külla kutsuda siis neid, kes on varem seda ellu viinud. Ja neid ka, kes on seda korduvalt juba teinud, et ka neid on olemas. Nii, siis ma vaatan, et meil on küsimus, et kas on ka mõni põhikool osalenud projektis? Meil on kohe esimesest lennust osalesid meil Geeni põhikool, selline pisikene armas põhikool Valgamaal, 1. kuni 9. klass ja nendel oligi üks kahest võitnud ideest oligi see miniloomaajad, mida Karl enne ekraanil näitas. Meil ongi nüüd koolis 2 jänest, kelle eest kogu koolid siis kordamööda peavad hoolt. Ja suvel on siis huvijuhi juures jänesed siis nüüdseks isegi. Nii et on tehtud põhikoolis ja kusjuures, kui me seal ka töötuba ja ideekorrad läbi viisime, siis minu jaoks oli võib-olla kõige üllatavam see, kui kastist välja ideid tuli hästi väikestelt, et see oli hästi kihvt vaadata. Ja meil on ka siis Tallinnas Rahumäe põhikool osalenud, nemad tegidki seda 6. klassis ettevõtlusõppe raames. Nii et olidki 3 paralleeli, kes tegelikult mahult oli sama palju õpilasi kui Geeni põhikoolis 1. kuni 9. klass. Ja siis tehtigi selline süvaõpe, et neil oli seal iga klassi kohta siis üks võitja kuulutati välja lõpuks. Et kõigil on oma selline põnev lähenemine olnud siiamaani. Nii, Siire küsib, kas ma saan õigesti aru, et projekti rahastus tuleb kooli eelarvest? Jah, selle mõte ongi siis nagu kaasava eelarve puhul laiemalt on see, et kool vaataks üle enda eelarve ja siis vaataks, et millise summa raames on võimalik siis eraldada osake õpilaste otsustamise pädevusse siis. Et see oleneb hästi koolist, mis summas see on. Meil on olnud koole, kes teevad 250 € on selle eelarve,
koole, kes nagu Rõppu gümnaasium on 2000 eurot ja on ka seni üks kool suurema isegi eelarvega alustanud, aga et see tõesti oleneb koolist ja meil ei ole selles mõttes mingisugust limiiti, et mis see täpselt olema peab. See oleneb kõik kooli enda võimalustest. Aga see on siis jah, üks projektiga liitumise tingimusi ka. Ja tean, et näiteks Narvas on 2 kooli taotlenud vallalt lisarahastust selle jaoks ja on saanud. Ja üks kool on ka pöördunud erasektori poole ja saanud sealt siis sellise sponsorluse või toetuse sellise, et saab neid õpilaste võitvaid ideed ellu viia. Nii, ja Maike Mai küsib, et miks peaks projektiga liituma. Mina arvan isiklikult, et see on tegelikult üks väga kihvt projekt, kuidas teha koolielu hoopis interaktiivsemaks ja põnevamaks. Aga nagu siin ka Karli ja Mari osadest välja on tulnud, siis saab siin pakkuda selliseid natukene laiemalt ühiskondlikuks eluks vajalikke oskusi õpilastele. Saab kaasata õpilasi viisidel, milleks enne võib-olla üldsegi tähele pannud ja teha sellist ja koolielu üldse nagu kokku tuua omavahel. Kas Mari ja Karl soovivad veel midagi kiiret siia lisada, et eks siin jutu sees on selliseid põhjuseid läbi käinud, aga mis teile esimesena kohe meelde tulevad? Ja Maike Mai vist veel mõtleb seda, et miks nagu peaks läbi teie vist projektiga liituma või et noh, ma arvan, see lisaväärtus ongi, eks ju, see hääletuse keskkonna kasutamine ja teie need toetavad materjalid ja tegelikult teie tugi. Et noh, te teate väga peenelt seda korruptsiooni teemat ja nii edasi, et see töötuba juba tegelikult alguses, mis läbi viiakse, on ka väga tänuväärt tegelikult, jah. Tegelikult on Eestis üks kool Elva gümnaasium, kes on aastast 2015, kui ma ei eksi, seda juba ise ellu viinud ja täiesti saab sellega ka ise hakkama. Meil ei ole mingisugust autoriõigust sellele projektile. Meie eesmärk on lihtsalt selle kaudu, et me toetame koole ja õpetajaid selle projekti läbiviimisel lihtsalt seda protsessi lihtsamaks teha. Et kuna meil on olemas kõik need materjalid ja kogemus kokkupuude teiste koolidega, kes seda juba ellu on viinud, et siis lihtsalt on natukene teha seda projekti koordineerimist lihtsamaks. Ja 15. maiks, kas tuleb esitada ka eelarve suurus? Ei pea. Küll aga siis oluline on see, et on majasisene kokkulepe, et jah, me eraldame summa eelarvest, et see võib ka selguda siin natukene hiljem ja ütleme siis projektikava loomise ajal. Nii, kas on veel küsimusi? Tore, et nii palju küsimusi kohe tuli. Aga tundub, et praegu vist mitte. Ja linki, kuhu taotlus esitada, meie siis saadame kindlasti kõikidele, kes tänaseks on registreeritud. Saadame selle infotunni lindistuse, saadame lingid näiteks käsiraamatule ja informatsiooni siis ka, et kuidas liituda. See on selles mõttes väga lihtne, meile tuleb saata lihtsalt e-mail, e-kiri, et soovite liituda ja on olemas siis nõusolek kooli eelarvest summa eraldada selle projekti jaoks. Et midagi keerulist selles ei ole. Aga sel juhul suured tänud teile kõigile, kes te osalesite. Suur tänu, Mari, et sa uuesti jagasid kogemusi ja mõtteid. Loodan, et teil ka see traditsioon jätkub ja aina kasvab. Ja ma omalt poolt julgustan kindlasti osalema ja selle ühe korra kas või läbi tegema, et see kogemus
on väga-väga tore tegelikult ja hiljem, kui näha õpilaste tegelikult silmis, sa näed ära, et nad on ka õnnelikud, et selle ära tegid. Et julgustan proovida kindlasti. Aga aitäh teile kõigile ja loodetavasti siis kohtume kõigiga sügiseses lennus. Aitäh!